Tere! Nüüd see video on jätk sellele videole, kus ma rääkisin andeks palumisest ja andestamisest. Selles videos aga ma räägin natukene sellest peast, mis on meie mõtete kodu. Inimestel on korralagedus peas, kuna nad on täiesti kindlad, et iga tegu, mis saab alguse peast ja seal peas peituvatest mõtetest, on täiesti õige tegu ja see toob neile elus kasu ja see toob neile elus kogemusi. Pea on meie mõtete kodu ja korter. Füüsiline korter või maja, kus kohas sina täna elad ja kus elab sinu perekond, on sinu kodu. Loogiline on täna eeldada, et viisaka inimesena sa lubad oma koju ainult häid inimesi, kes ei ole kurjad, vägivaldsed, tülinorijad ja kes ei kasuta sinu külalislahkust kurjalt ära. Nüüd meie keha osa, mida me nimetame peaks, sinna kogunevad väga erinevad niinimetatud külalised, mida me nimetame mõteteks. Need mõtted ei ole sinu peas olnud ju kogu aeg, vaid need tulevad sinna väljast poolt mingil ajahetkel, kas siis mingise sündmuse või mingi olukorra käigus. Sündides siia maailma hakkab see hukule määratud maailm meid vormima ja kujundama. Sellega seoses oleme lubanud enda sisse tulla ka erinevad mõtted ja arusaamad, kuidas see maailm töötab või siis toimib. Mõni inimene ütleb, et maakera on ümmargune, mõni inimene ütleb, et maakera on lapik. Siis tänapäeval väga populaarne teema, et toimub mingisugune kliima soojenemine. Ja kui meile neid mõtteid pidevalt sisse söödetakse, siis ühel hetkel võib juhtuda see, et me jääme ka neid uskuma. Kui me ise kaasa ei mõtle ega filtreeri neid mõtteid oma peas läbi. Inimeste ellu tuleb lisaks vanematele ehk siis ema ja isa ka erinevad õpetajad, kes annavad oma panuse meie pähe. Need erinevad mõtted ja õpetused võivad siis ka meie üle võimust saada või siis meelevalda saada. Kui me neid ei kontrolli, kui me neid ei selekteeri ega filtreeri. Ja loomulikult me peame neid mõtteid oma peas korrastama. Selle tulemusena võime hakata uskuma valet ning seda valet ka edasi jagada, kui me ei filtreeri neid mõtteid oma peas. Piibel annab imelise juhise, kuidas meeleparandus võiks toimuda. Muutke end teistsuguseks meele uuendamise teel. See on Rooma 12.2. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Kuidas me saame oma mõtteviisi ja meeli siis uuendada? Ma tõin alguses võrdluse sellest, et pea on meie mõtete kodu. Füüsiline korter või maja on meie kodu, kus me elame. Ma usun, et sa oled minuga nõus, et meie füüsiline korter, kus me elame, vajab pidevalt korrastamist ja koristamist, tolmu pühkimist, prügi välja viimist. Aeg-ajalt on vaja teha ka korteris remonti ja uuendada korteris olevat sisustust. Niisiis, nii koristamine kui ka remondi tegemine on tegevused, mis nõuavad aega. See on protsess. Loomulikult on inimesi, kes ei pea vajalikuks absoluutselt oma kodu koristada ning nad elavad täielikus mustuses ja nad ei uuenda mitte midagi. Pea, mis on siis meie mõtete kodu, vajab samuti korrastamist ja mõtete ja meelte uuendamist. Kui inimene on saanud usklikuks ning teinud otsuse Jumal Jahve kasuks, siis selle pöördumisega käib kaasas meeleparanduse protsess. See tähendab lühidalt seda, et kui sa õpid tundma loojat, kes on sinu vaimne isa, siis sa saad teadlikuks vaimsetest seadustest, mis on sinu vaimne isa, kelle nimi on Jahve, kes on aegade algusest paika pannud seadused. Sa saad neid seadusi lugeda ja tundma õppida. Need seadused on inimkonnale antud õnnistuseks või siis needuseks. Sa kindlasti tead,
et meie tegudel on alati tagajärg. New Age'i praktikud nimetavad seda karmaks. Ehk siis see, mida külvad teistele, see tuleb sulle tagasi. Aga reeglina tuleb see kordades hullemini tagasi. Iga meie tegu siin räpases maailmas saab olla kas õnnistatud või karistatud. Jumal on lihtsalt selle niimoodi paika pannud. Enamus inimesi eirab neid vaimseid seadusi, kuna ei usuta Jumala olemasolu. Koolides räägitakse ja õpetatakse, et kõik on tekkinud suure paugu läbi. Evolutsiooniteooriaga proovitakse uskuma panna noored, et meie esivanemad on ahvid või konnakullesed. See jutt ei ole ju loogiline. Looduses me juba näeme, et on toimimas erinevad seadused. Oleks väga ekslik arvata, et inimestel ei kehti vaimsed seadused. Vaimne maailm on reaalsem kui füüsiline, kuna see oli enne inimesi. Inimene, kes on otsustanud käia koos Jumalaga, õpib neid seaduse sätteid tundma. Nende seaduste kohta, mis toob õnnistuse, mis toob needuse, saame lugeda Piiblist 5. Moosese raamat 28. Kahjuks on väga palju neid kristlasi, kes õpetavad, et Jumal on oma vaimsed seadused, isegi 10 elementaarset käsku, moraalikoodeksit tühistanud ja need enam ei kehti. Kahjuks nad on eksitatud ja jagavad teile valet. Ma ühes videos mainisin ja mainin ka siin ära igaks juhuks, et vaimsed seadused on ülemad kui maised seadused, sest need olid enne, kui tehti meie seadused. Äärmiselt ekslik on arvata, et vaimseid seadusi me enam täitma ei pea. Aga raudpolt me peame järgima inimeste tehtud maiseid seadusi. See on väga veider, on ju? Neile, kes on sõnakuulelikud, neile tõesti seadus ei kehti. Rooma 7. Kuid pattu ma poleks ära tundnud muidu kui seaduse läbi, sest ma ei oleks himustamisest midagi teadnud, kui seadus ei oleks öelnud. Sa ei tohi himustada. Nii et seadust lugedes ja uurides hakkab inimene aru saama, mis on Jumalale meelepärane ja mis ei ole meelepärane. Tänu sellele hakkab inimene tegema ka korrektuure oma elus. Ma toon ühe lihtsa näite vaimsest seadusest ja maisest seadusest. See puudutab vanemate austamist ja abistamist. Piiblis ehk vaimuseaduses on kirjas 2. Moosese raamat 20 lõige 12. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille issand su Jumal sulle annab. Efeslastele 6, 2 ja 3 lõik. Austa oma isa ja ema on esimene käsk, millega kaasneb tõotus, et sul hästi läheks ja et sa jääksid maa peale pikaks ajaks. Ma usun, et väga paljud inimesed ei tea, et perekonnaseaduses on sees paragrahv 113. Vastastikuse toetamise ja arvestamise kohustus. Vanem ja laps on kohustatud teineteist toetama ja teineteisest lugu pidama ning arvestama teineteise huve ja õigusi. Paragrahv 14. Vanemate abistamise kohustus. Kuni laps elab koos oma vanematega ja need teda kasvatavad või üleval peavad, on ta kohustatud oma võimetele ja võimalustele vastavalt viisil vanemaid koduses, majapidamises abistama. Vot siuksed lood. Üks oli vaimne seadus, mis on Jumal kehtestanud ja teile on maine seadus, mis piltlikult öeldes kopeerib seda, mida Jumal on öelnud. Lähme siit nüüd edasi. Kui inimene muudab oma mõtteid, siis selle läbi muutuvad ka tema teod. Mõtted, mis tundusid varem peas ahvatlevad, need enam ei ole ahvatlevad. Inimene hakkab üha selgemalt tegema vahet õigel ja valel. Ütlen kohe ära, et osadele inimestele ei ole see kerge protsess, kuna algab üks sisemine võitlus vaimu ja liha vahel. Inimene omast jõust ei suuda meeleparanduses käia. Jumala püha vaim on see, mis annab selleks jõu ja väe. Meeleparandus on muide elukestev protsess, kuna me oleme siiski inimesed ja me oleme ebatäiuslikud. Kui me oleme ebatäiuslikud, siis me aeg-ajalt ka eksime
ja teeme vigu. Koos Jumal Jahvega käies ja olles Jumala laps, siis me teeme vähem vigu ning eksime samuti vähem. Usklikuna ja vaimselt uuesti sündinud inimesena hakkame oma elu viima kooskõlla Jumal Jahve tahtega. Sellega seoses me lihtsalt tahame enese küljest minema visata kõik valed mõtted, kõik valed teod, mis ei too au meie taevasele isale, mis saadavad meid igavesse hukatusse. Meeleparanduses käies hakkad sa märkama, et ausalt elamine on üks imeline elu. Sa ei taha isegi hädavalet oma suust välja öelda. Sellepärast, et ei ole olemas pisikest ega suurt valet. Vale on vale. Sa ei taha enam petta oma elukaaslast või siis abikaasat, sest sa saad aru, et igal teol on tagajärg. See teeb haiget ligimesele. Kui sa varem elasid vabas abielus ning arvasid, et see on õige Jumala silmis, siis Jumala seadusega tutvudes saad sa aru, et igasugune seksuaalne akt väljapool abielu on Jumalale vastumeelne ning see toob nende inimeste ellu needuse. Seda seksuaalakti väljapool abielu nimetatakse hooruseks. See on vaimse seadusega paika pandud. Seda inimene ei saa mitte kuidagi muuta ega ümber lükata, isegi kui ta väga tahab. Mina hoorasin oma naisega 19 aastat, enne kui me abiellusime. Natukene enne usule tulekut sain ma aru sellest, miks on vajalik abielluda. Ma võtsin endale seaduslikult naise, see on kinnitatud ametlikult. Vabas abielus olles olime põhimõtteliselt vabad ja elasime koos ning mängisime peret. Nüüd aga oleme ametlikult perekond. Kui mees ja naine teineteist armastavad, siis nad tahavad elu lõpuni ju koos olla. Ja selle kinnituseks on omavaheline leping. Nii heas kui halvas, kuni surmani. Ma saan täna öelda, et ma korrastasin oma mõtteid ja tegin meele uuendamise enda peas. Paljud ütlevad nüüd, et aga suulised lepingud või kokkulepped on samuti lepingud. Minu vastus teile oleks selline, et okei, kui sa niimoodi ütled, siis mine ja tee üks suuline kokkuleppe pangas ja küsi suulise lepingu alusel omale laenu. Sa võid 100 eurot saada oma sõbra käest suulise kokkuleppe alusel, kuid pangast sa ei saa isegi mitte 1 senti suulise lepinguga. Iga lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused, kaasa arvatud Jumalaga lepingus olles. Kui sa varem ei austanud oma vanemaid, vaid olid nendega mingil põhjusel tülis, siis meeleparanduse ja meelte uuendamise tulemusel sa mõistad, et nad on sinu vanemad, kes on sulle piltlikult öeldes siin maa peal elu andnud ja keda tuleb austada. Nende eest tuleb hoolt kanda muide. Paljud inimesed on oma vanematega tülis mingil põhjusel. Meele uuendamise ja meele parandamise tulemusel sa soovid minna ning oma vanematega suhted korda teha, pannes maha oma suure ego, mis sind on siiamaani takistanud seda tegemast. Tänu sellele toimub ka vaimses maailmas üks suur muutus, mis purustab sinu elus needuse. Mingid ahelad purunevad, toimub vabanemine. Kui sa olid laps, siis vanemad pidid sind aitama ja hoolitsema sinu eest, sinu mähkmeid vahetama ja nad andsid oma elust ära nii mõnegi noorusliku aasta. Jumal on teinud kõik imeliselt ning korrektselt. Kui sina oled sirgunud suureks, sinu vanemad on väetid, siis aga rollid vahetuvad. Sa saad neile anda tagasi selle, mille nemad kunagi andsid sinule. Paljud lapsed panevad oma vanemad täna vananedes vanadekodusse. Sellepärast, et nad ei suuda nende eest hoolt kanda, kuna see on raske ja vaevaline. See võtab ära nende kalli nooruse aja ja vanemad on neile koormaks. Lihtsam on panna nad vanadekodusse, kus siis nende eest hoolitsetakse. Aga kas hoolitsetakse? Kujuta ette, kui sinu vanemad oleks käitunud samamoodi, kui sa olid laps ja pannud sind väiksena lastekodusse, sellepärast, et nad ei jõua sinuga tegeleda, nad ei jõua sinu mähkmeid vahetada, sinu lakkamatut gaasivalusid taluda. Nad ei kannataks sinu abitut seisundit, kuna sa ei räägi, sa ei saa kõndida. Mõtle selle peale, kas sul oleks hea istuda lastekodus
Ja siis, kui sa kasvad suuremaks, näiteks juba kõnnid ja enam mähkmeid ei kanna ja võib-olla kui sa lasteaeda lähed, et siis vanemad võtaksid su sealt lastekodust välja. See on mõttekoht kõigile. Kõigile noortele inimestele. Jumal on loonud kõik nii perfektselt ja kõik käib meil ringiratast. Meele uuendamine ja peas oma mõtete selguse loomise tulemusel hakkad sa mõistma isegi, et ropendamine ja vandumine on sõnad, mis toodavad negatiivset energiat. Sa lõpetad ropendamise ja vandumise. Jumala sõna ütleb selgelt, see, mida süda on täis, sellest suuga räägib. Kui sinu süda on täis pimedust, ehk sa oled alateadlikult otsustanud olla saatana tööriist, siis ropud ja sõimu sõnad tulevad üle huulte kergelt. Kui sa aga oled Jumala tööriist ning sinu südames on tegev Jumala vaim, siis sinu suu ei tooda roppust. Ma panen siia video lõppu ühed kirjakohad. Lihtsalt lugege neid ja mõtisklege. Psalm 10.4. Õel oma ülbuses hoopleb, tema kättemaksu ei tule. Jumalat ei ole, need on kõik tema mõtted. Psalm 33.10. Issand ajab nurja paganate nõu, ta teeb tühjaks rahvaste mõtted. Psalm 56.6. Kogu päeva nad moonutavad mu sõnu, kõik nende mõtted minu kohta sihivad kurjale. Psalm 139.2. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Roomlastele 2.15. Näidates seega, et seadusepärane tegutsemine on kirjutatud nende südamesse. Ühtlasi tõendavad seda ka nende südametunnistused ja nende mõtted, mis järgimööda kas süüdistavad või vabandavad neid. 2. Korintlastele 4.4. Neile uskmatuile, kellele praeguse aja Jumal on mõtted sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus, Kristuses kirkuses, kes on Jumala kuju. 2. Korintlastele 10.5. Ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Filiplastele 4.7. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Sellega ma selle video lõpetan. Olge väga õnnistatud ja puhastage oma pea, mis on mõtete kodu. Puhastage need valedest mõtetest, valedest tegudest, sellepärast et mõtetest saavad alguse meie teod. Ja valed mõtted meie peas võivad sünnitada patu. Ja kui sa tunned, et sa tahad jagada seda videot, siis tee seda rõõmuga. Sellepärast, et ma usun, et nii mõnelgi sinu tuttaval oleks vaja seda kuulda. Ja nii mõnegi inimese peas on täna valed mõtted, et ka nemad saaksid seal katuse korteris teha väiksed inventuuri ja korrastada oma mõtted. Nii et olge väga õnnistatud ja kohtume võib-olla järgmises videos.